Indrek, naistele täna 19. koht. Ole hea, räägi võistluse käigust natuke lähemalt. Jah, täna 19. koht ja tegelikult tüdrukutelt väga hea sooritus, et küll Kristel lõpuni sõita ei saanud, aga natuke tundub, et tehti ka pisut ülekohut, et tegelikult ringiga veel sel hetkel sisse ei olnud saanud, et tal oli veel üks 25-30 sekundit varu enne, kui sakslane oleks talle järgi jõudnud, aga noh, et see lõppkohtus ei oleks muutnud, et lihtsalt Kristel ehk oleks saanud ühe ringi rohkem sõita, aga tüdrukud kamba peale 8 varupadrunit sellistes mitte kõige lihtsamates oludes, et said lasketiirus suhteliselt hästi hakkama ja Johanna kolmandas vahetuses tegi väga hea vahetuse ja tõstis võistkonna 4 kohta ettepoole, et igati korralik sooritus tüdrukute poolt. Täna oli Merilil esimene võistlusstart üle väga pika aja. Kuidas sa tema võistlusele nüüd tagasi vaatad? Ja Merili esimene lasketiir eksimus oli kergelt vasakul, et tuul oli võrreldes peallaskmise natuke nõrgem ja kui siin eelnevaid treeninguid vaadates, siis eile kogu treeningu peale mitte ühtegi eksimust, siis ehk Merililt oleks lootnud natukene paremat laskesooritust, aga see oli ilmastiku tingimuste taga see kinni, et jah, Merilil me mingit tugevat sõitu ei lootnud ega ootanud, et tahtsime lihtsalt tema hetkeseisundit näha ja seetõttu ta sõitis teist vahetust, ja sai korraliku pingutuse ja kindlasti tegi oma hetke maksimumi. Naised rohkem nüüd MM-il ei võistle. Kuidas sa tervikuna meie naiste sooritusele vaatad? Kas jääd rahule ja millega? Jah, siin tuleb igat tüdrukut eraldi vaadata ja Johanna kindlasti ehk esimene sprindivõistlus oli selline, millega ta kindlasti ise ka rahule jäänud, aga see oli pigem seetõttu, et ta viimasel hetkel tuli teiselt mandrilt siia ja lihtsalt kohanemiseks oli vähe aega, et iga sõiduga läks paremaks, tegi individuaaldistantsil väga hea laskmise ja korraliku sõidu, et Johanna puhul ma arvan korralik MM teatas väga hea vahetus ja ka Kristel tegelikult sõitis enda kohta tegi korraliku MM-i, viimane individuaaldistantsi ehk viimane lasketiir, mis jäi iile punkt panemata, aga ja Merililt, nagu ma ütlesin, et sealt mingeid suuri ootusi ei olnud, et jääks terveks ja aitaks naiskonda ja seda ta tegi. Kadri puhul jah, see seisund ei ole selline, nagu me lootsime ja neid põhjuseid me täpselt ei tea, miks see selline on, aga eks see on selline suuremat sorti mõistatus treeneritele kevadel ja Kadri on varasemalt näitanud väga häid sõite, et ma usun, et ta jõuab oma varasemale tasemele tagasi, et täna teates tegelikult tegi Kadri üle ootuste hästi, et 1,5 minutit esimesele kaotada tegelikult tegi väga hea võistluse täna, et jah, 15 kilomeetris oli küsimus, kas ta üldse starti läheb, et kuna me võitleme siin olümpiakohtade eest ja rahvustekarika punktidest, siis ta tegi selle 15 kilomeetri lihtsalt et jääks elama, et täitis selle koha lihtsalt ära ja tänud Kadrile selle eest, et vastasel korral oleksime saanud 40 rahvustekarika punkti vähem, mis tänasel päeval on väga oluline, et meil enne tänast võistlusteadet oli meil Leedu ees ainult 23-punktine edu ja täna tüdrukud suurendasid selle 20 punkti võrra.